tervitused Kadrinast. Aga nüüd kujutleme. Läheme kuhugile kaugele 7 maa ja mere taha ning üksikul tänaval kohtuvad 2 eestlast. Vaatavad ringi ja üks ütleb teisele: aga verd saad Aasia lihuniku käest. Ta kordab: aga verd saad Aasia lihuniku käest. See oli proloogi lõpp, nüüd tuleb sisu. Niisiis, sõbrad, olge head, tõstke käsi, kes teab laulu Kui Kungla rahvas kuldsel aal kord istus maha sööma. Kõik käed on tõusnud. Pange tähele, Kungla rahvas ehk siis Eesti rahvas ei hakanud kuldsel aal põldu kündma, ei hakanud külvama, ei hakanud isegi vaenlasi maha nottima, vaid hakkas sööma. Võib-olla see ütleb midagi Kungla rahva kohta. Aga lähme edasi. Kes teab laulu Sööge saia, sööge liha, jätke jonn ja jätke viha? Ka kõik. Näete, söömine pole lihtsalt mingisugune tegevus, mis täidab. Söömine on teraapia. Sööte on jäetud jonn ja jäetud viha. Aga veel eestlase söögitaustast. Nimelt, eestlane on pannud söögi ja joogi teema lausa ühe hümni sisse. Kes teab seda hümni, kus sees on söögi ja joogi teema? Rahvatantsija teab. See on tuljak, sest millised on sõnad tuljakus? Viina 50 vaati, parte hanesid praeti vist üle 1000 ära. Kui palju on maailmas rahvaid, kes on pannud oma ühe väga olulise laulu, oma hümni sisse, toidu teema? No eks me saame nüüd peagi laulu ja tantsu peal seda ka proovida. Aga ka teine hümn, meie lastepidude hümn, on toiduteemaline. Eks teate ju seda, et põder limpsis samblasuppi, orav näris käbijuppi. Aga veel taustast, enne kui me läheme selle juurde, mis hakkab juhtuma, minu kui rahvatantsija jaoks on folkloor väga tähtis. Ja mida räägib folkloor? On olemas jõulude kohta säärased kirja pandud salmikesed. Jõudke, jõudke, jõulukesed, niki-näki näärikesed. Saaksid lapsed saia süüa, vanad mehed õlut juua. Ja veel, siis ma võtta võidu leiba, oma käega vorstikesi. Seega, jõulud pole meie eestlaste jaoks mitte niivõrd Jeesus Kristuse sünnipäev, vaid päev, mil saab vorsti, saia ja õlut. Kas pole see huvitav? Aga mis meelel see keelel, mis keelel see kõhus läbi aastasadade. Ja siin oligi siis taust küsimusele, mida me võib-olla sööme aastal 2050. Sigurikohv, hirs, sojakotletid, kalamaksaõli, putukapatoonid, tammetõrujahu, tofu, kinoa, bulgur. Mõned on tulnud, mõned on läinud. Aga mis juhtub aastal 2050? Äkki tuleb hundipraad. Maaleht muuseas tutvustas seda hiljaaegu. Või on saabunud keedetud kormoranid. Kalamehi on täna kiusamas ju kuni 100 000 kormorani. Sööme nad karistuseks ära. Või siis kormorani munad, mida aastas õlitatakse 30 000 tükki. Kas see pole raiskamine? Me võiksime nad ju ära süüa. Äkki jõuavadki nad mingisse peenesse restorani, näiteks Inglismaa peentes restoranides kajaka munasid olla maa ja ilm. Aga lähme sinna, kus on lihtrahvas. Vaatame, mida lihtrahvas sööb. Ja saunaministri tiitli kandjana tõden, et saun on üks meie kultuuri aluseid. Näen ja tean, mida süüakse. Eelkõige Kadrina saunas, aga ka Iisaku saunas, Ahtme saunas ja pealinna kuulsates Kalma ja Raua saunas. No mida süüakse? Süüakse vorsti, pekki, sinki, kaladest ka silmu ja sprotti, kindlasti juustu, viinereid ja sardelle. Ei ole peeneid pokesid ja sussisid, vetikaid, satikaid. Ei ole piima, mis pole piim, ega liha, mis pole liha, ega kalu, mis pole kala. Kas siin on toidutrend aastaks 2050?
Järgmine kogemus. Maalehe eakate festival tõi Tartusse Eesti Rahva Muuseumi kokku 4000 huvilist. Ja see oli sadade kohtumiste ja pakkumiste riburada. Ja seal kerkis lemmiktoiduks üks hitt hinnaga 1 euro tükk. Nimelt, ja nüüd teen reklaami, tasumata reklaami. Lõuna-Eesti mees Maarjo Saag lõikas oma küpsetatud leivast priske viilu ja sama priske viilu oma suitsutatud singist. Pani kokku. Tahtjaid ja kiitust oli riburada. Kas see on toidutrend 2050? Singileib nagu omal ajal vanaema vanaisa juures heina tehes, kus sink ja leib on täpselt ühepaksused. Aga milline on eestlase toidutrend seal, kus Eesti toitu ei jätku? Postitasin säärase küsimuse mitmetesse välis-Eesti sotsiaalmeediagruppidesse. Ja see oli täiesti uskumatu, milline elevus seal veebis puhkes. Tundus, et siis, kui sa oled võõral maal, võõra keele ja meele ja võõra toidu keskel, on sinu maailma sambaks purk Saku õlut ja viil musta leiba. Niisiis, välis-Eesti toidutarkused oma hoidmisel. Valik 500 vastusest. Šveitsis saab Poola poest saksa pelmeeni ja sügavkülmutatud musta leiba. Veel leitakse Riia sprotte ja kaarumsi kohukesi. Austraalia venepoodides saab Eesti heeringat. Saku õlut saab Sydneyst. Verivorsti leiab ka kohalikest telidest, aga need on rohkem briti stiilis black pudding. Ka mõnes Prantsusmaa väikelinnas on Ida-Euroopa kaubapood. Sealt leiab Läti kilu, sprotte, kohukesi ja kuivatatud rääbist. USAs on eestlaste firma, mis müüb rukki leiba, Kalevi maiustusi, sinepit, kamajahu. Floridas saab Poola poest kohupiima, heeringat, halvaad, sprotte. Hispaanias on aastaringselt verivorst saadaval. Musta leiba, heeringat, hapukoort, kefiiri, hapukapsast, kodujuustu, viina, kohupiima ja hapukoort saab ka. Aga Kairos ei saagi Eesti toitu. Aga Perthis, Austraalias, pakutakse tapas baaris verikäkki. Kanadas on mitmeid Ukraina, Poola ja Vene toidupoode. Eesti leiba saab Poola poest, riiakilud on suuremates ärides, kapsad teeb rahvas ise, kes mulgi, kes hapu. Ja soovitus Austraaliast. Leiba soovitan ise küpsetada. Retsepte leiad netist mitmeid. Rukkijahu, juuretist ja isegi linnase jahu. Seda, mis leiva tumedaks värvib, on müügil alloleval lingil ja link olemas plaksti. Seega, meie toidusaadikud on üle ilma laiali Eesti toitu tarbimas, nõudmas ja ka tutvustamas. Ju paistab siit mingi toidutrend aastaks 2050. Ja nüüd epiloog. Jõuan tagasi proloogi juurde. Margit Austraaliast, kui näed mind, tervitusi sulle, ta kirjutas: naturaalsed, puhastatud, väga hea kvaliteediga sooled tellin online'ist. Kruuptang kohalikust Vene poest. Verd leiad Aasia lihuniku juurest. Maitseained supermarketist. Soetasin isegi vorstipritsi ja nii ma neid vorste seal keerutan. Margiti verine õpetus veebis oli nii paeluv, et talle saabus kohe paar verivorsti tellimust. Seega tänu meie konverentsile ja tänu meie konverentsi teemale elab eestlaste verine verivorst Austraalias täna paremini kui eile. Ja sellega saab vast veidikenegi vastatud küsimus, milline on meie toidulaud aastal 2050. Seega saabugu või vegan ajastu, eestlaste verivorst on ikka verine. Aitäh tähelepanu eest!